Täna siis vaatame, kuidas toimib juhi tuvastus, ütleme magnetvõtmega ja magnetvõtme lugejaga. Antakse igale juhile oma isiklik personaalne magnetvõti ja sellega saab siis juht ennast autos tuvastada, pannes selle magnetvõtme siia pihta ja siis sõidupäevikus on näha ilusti selle autojuhi nimi ja näiteks tööaja raportis samamoodi. Et keerame süüte sisse, koheselt hakkab pinin, mis tuletab siis juhile meelde, et ta peab ennast tuvastama. Ja kui juht on ennast tuvastanud, siis jääb pinin vait. Et see välistab sellise olukorra, kus juht unustab ennast tuvastada ja hakkab masinaga sõitma ning pärast teil sõidupäevikus ei ole nime või tööaja raportis ei ole nime. Teine lahendus on siis näiteks sõidupäevikusse täidetakse ära automaatselt kas siis töösõit või erasõit. Et vastavalt siis nupu asendile määratakse ära sõidustaatus, kas siis töösõit või erasõit. Samamoodi saab panna siia näiteks leedi, punase leedi, et kui autojuht liiga kiirelt kiirendab või agressiivselt pidurdab või on tal kurvis liiga suur kiirus, siis punane leed läheb põlema ja annab autojuhile siis vahetut tagasisidet, et tema sõidustiil on liiga agressiivne. Kolmandaks viimasena vaatame siis RFID lugejat, et kui ettevõttes on olemas oma ettevõtte kaardid või näiteks on olemas sellised läbipääsukiibid, siis saab seda väga hõlpsalt kasutada ka autos, ei pea eraldi ostma magnetvõtme lugejat ja magnetvõtit, vaid saab ära kasutada ettevõttes olemasolevad võtmehoidjad, RFID kiibid, kaardid, mis iganes. Et teeme jälle väikse demonstratsiooni, paneme süüte sisse, summer ehk siis väike kõlar hakkab tegema häält, mis siis tuletab juhile meelde, et on vaja ennast tuvastada, paneme kiibi siia pihta, summer jääb kohe vaikseks, see annab siis märku, et juht on tuvastatud ja juht võib oma sõitu alustada ja sõidupäevikus on siis kenasti juhi nimi kirjas.